Täname härra linnapea nende meeldejäävate sõnade eest. Tere, Reijo. Mul on siin tsitaadiraamatus veel tarkusteri. Kas tarkusteri või ninatarkusteri? Kohati mul raske aru saada, kust lõpeb tarkuse jagamine ja kust algab targutamine. See on vist sama nagu kooli lõpetamisega, et kas nüüd algab see lõbus osa elust või lõpeb lõbus lapsepõlv. Eks see sõltub sellest, kas sa vaatad seda lõbusa lapse või last lõbustava püüdva täiskasvanuna. Charles de Montesquieu sõnul saame me 3 haridust, 1 vanemailt, 1 kooliõpetajatelt ja 3. elult. Ja see 3. räägib vastu kõigele, mis 2 esimest meile õpetasid. Kas meie koolis on õpetus ja elu käsikäes või hoopiski vastuolus? Seda oskab kõige paremini kokku võtta meie koolijuht. Palume sõnavõtuks lavale Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktrissi proua Merike Kaste. Kallid lõpetajad, lugupeetud linnapea, head kolleegid, vanemad, külalised. Täna on 21. juuni 2019 ja see üks lause sisaldab endas tegelikult nii palju. Kõigepealt teie jaoks, mu armsad lõpetajad, saab läbi 3 aastat gümnaasiumi. Meie kooli jaoks, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi jaoks, täitub 5 aastat. 2019. aasta on tõesti eesti keele aasta ja meie kooli sümbol, Kristjan Jaak Peterson, tema järgi on see eesti keele aasta tulnud. Ja tõesti, alles ka osad teie seast läbisid esimest etappi selleks, et Petersoni ja eesti keelt meeles pidada keeleretkel Riiast Tartusse. Ei tohi unustada ka seda, et täna on meil esimene aktus selles majas, Eesti Rahva Muuseumis. Ja samamoodi Eesti Rahva Muuseum tähistab oma 110. sünnipäeva. Rääkimata sellest, kui te täna siia tulite, te nägite inimeste horde rahvariietes, kes tähistavad siin samas kõrval laulupeo 150. juubelit. Lause on üks, aga tähendusi on palju. Kui 10 aastat tagasi alustati tihtipeale lõpetajate poole pöördumist lausega, et nüüd on teie lapsepõlv läbi ja algab päris elu. Kahjuks teie puhul ma enam seda kasutada kuidagi ei saa. Väga lihtsal põhjusel. Te olete sellest päris elust saanud juba 3 aastat osa. 3 teist on väljaspool Tartut, on elanud üksi, majandanud üksi, toimetanud täiesti üksi selles päris elus. Paljud teist gümnaasiumi vältel käisid autokoolis, püüdsid laveerida kooli ja autokooli vahel, kes õnnestunult, kes vähem õnnestunult. Aga selles oli loomulikult süüdi Tartu linn, sellepärast, et jalgrattalainutus ei olnud veel 3 aastat tagasi, mida oleks saanud te kasutada. Paljud teist käisid tööl, püüdides ennast ära majandada ja ühitada nii tööl käimist kui koolielu. Suur hulk teist on teinud gümnaasiumi vältel tasemeeksamid, küll inglise keelest, prantsuse, saksa, vene keelest. Ja on teie seas neid, kes on saavutanud võõrkeelest C2 taseme, mis tähendab võõrkeele valdamist emakeelena. Filoloogi kõige kõrgemal tasemel. Kui kõik need loetelud kokku panna, siis jah, te olete tõepoolest Z-põlvkond, nii nagu põlvkonna uurijad on öelnud. Te ei taha sõita edasi autoga, mis senised põlvkonnad on siia toonud. Te tahate oma autot. Te ei ole nõus ja te ei ole valmis ootama vastuseid, kui need viibivad liiga kaua.
te olete kannatamatud, te tahate kõike ja ruttu, samamoodi te ei malda oodata ja alati saate ise hakkama. Teie kõige suurem tunnus ongi iseseisvus. Ma siiralt loodan, et samaaegselt kõige sellega, millised te olete, oleme me oma koolis teile avardanud natukene maailmapilta, et teist tuleksid inimesed, kes tulevad edukalt toime 21. sajandiga. Ühiskonnateadlased on välja toonud 3 peamist tunnust, mis peaks olema 3 peamist oskust, et hästi toime tulla. Esimene neist on probleemide lahendamise oskus. Ja kogu gümnaasiumihariduse eesmärk ongi see, et te oskaksite arutleda, lahendusi leida, hinnata lahendusi ja seejärel teha valik. Teine oskus on kriitiline mõtlemine ja meediakirjaoskus. Kas kõik info, mis meid ümbritseb, on ka tegelik? Kas meedias sõnavõtjad on arvamuste avaldajad ja on eksperdid? Raul Rebane veebruaris Eesti koolijuhtide ühenduse konverentsil ütles väga ilusa lause. Kool on kõige tähtsam asi lolluste eest. Oskus aru saada, mis ühiskonnas toimub ja millest räägitakse. Ja viimane oskus loomulikult koostöö ja inimeste juhtimine. Olla paindlik, väljendada ennast nii kõnes kui kirjas, võtta vastutus teiste eest ja liikuda ka meeskonnaga sinna eesmärgi poole, mida nähakse. Siiralt loodan, et kõige rohkem oleme teile õpetanud seda, millised te ise olete. Tunda oma võimeid, tugevusi ja nõrkusi, oskus töötada intensiivselt ja kindlasti mitte leppida madalate tulemustega, pingutada maksimaalsuse nimel. Sellepärast, et olla mitte keegi muu kui sina ise selles tänases maailmas, mis teeb ööpäev läbi kõik selleks, et muuta sind kellekski teiseks. See tähendab pidevat võitlust ja mis iialgi ei lõppe. Mida teile kaasa soovida? Leidke päris oma mõte, millele edaspidises elus toetuda ja mida järgida. Teist peitub rohkem, kui te siiamaani olete välja näidanud. James Lovell on öelnud, mitte läbikuppumine, vaid liiga madalale sihtimine, see on kuritegu inimese suhtes. Suur tänu, vanemad. Teie toetus ja abi on hindamatu. Loodan väga, et ka tulevikus te leiate aega oma lapse, selle noore täiskasvanud inimese jaoks. Sest on asju, mida saab jagada ainult vanematega. On asju, mida saab arutada ainult vanematega. Toetust ja tuge vajame me kõik, ükskõik, kui vanad me ka ei oleks. Kallid õpetajad, klassijuhatajad, tean väga hästi, et see, mis te teete, see ei ole lihtne. See on keeruline ja see ka kulutab. Aga kui tulemuseks on 6 klassitäit, säravaid silmi, rõõmsameelseid noori, siis ükski minut sellest ajast ei ole läinud tühja. Lõpetan väikesest printsist sõnadega. Hüvasti, siin on minu saladus. See on väga lihtne. Ainult südamega näed sa hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Palju-palju õnne teile kõigile, kõrget lendu ja lõpuks olete te jälle alguses. Palju õnne kõigile!